mulle öelda ka, et sa oled. tere tulemast tagasi terapeudi juttudesse ärevuse saate osasse. Tere. Tere. Ja eelmises saates me siis avasime selle ärevuse teema, et kuidas siis see teraapiaprotsess siis välja võib näha, et kui kliendid tulevad teraapiasse, et kuidas siis see ärevus võib nähtavale tulla ja millega see siis võib seotud olla. Ja läheme siit siis seekord natukene edasi, et mis siis teha, kui mul on ärevus, mis ma siis teen? Mis ma peale hakkan? Kus ma abi saan? Mis ma teen? Mis teie mõtted on esimesed sellega seoses? Regressiooniterapeudina ütlen ma loomulikult, et tule kõigepealt konsultatsioonile, tule rääkima. Kuigi me eelmises saates rääkisime, et rääkimine ei aita, sest põhjused on sügavamal, aga alustada tuleb ikka sellest, et tule leia endale terapeut ja tule oma murest rääkima. Sellest algab. Ole sa, Lagle, hea. Ma nüüd tegin kohmaka ümarguse sissejuhatusega, aga võib-olla sa, Lagle, lähed natuke täpsemaks. Ma tõin selles eelmises saates paar näidet ka konkreetsete juhtumite korral, kus inimesed on tulnudki teraapiasse, et nad tunnevad ärevust. Ja nüüd, kui ta tunneb kodus seda ärevust, ma lõpetasin selle saate ka sellega, et luua sild, mitte suruda seda ärevust alla enda sisse tagasi, et mitte märgata teda. Ja teinekord aitab see, kui sa kuulad, on kehatööd, millest ma loodan, et me saate lõpus jõuame rääkida ka kehatööd, et oma närvisüsteemi rahustada ja viia oma hingamine rahulikuks ja hakata aru saama, mis su reaalsuses toimub, sest kui sa lähed juba pingesse, sinu reaalsus muutub ka pisikeseks. Nii nagu me Eveliniga selles eelmises saates rääkisime, et see ruum muutub sul väga väikseks, sa tahad sealt põgeneda ja see hakkab ahistama sind ja see mitte sugugi ei aita sul mõelda, mida teha. Aga kui sa märkad, et sul see ärevus on peale tulnud ja sa ei tee nägu, et see ei ole mulle miskit, ma ei näe sind, ma olen ikka tubli ja ma saan hakkama ja nui neljaks, mis see keha, nagu mul ükskord üks klient väga hästi ütles, et mis asja, keha ülesanne on mind teenida, mitte mulle öelda. Aga kui sa märkad seda ärevust, võib-olla sa saad aru, et ise ilma teraapiasse tulematagi võib-olla sa märkad, et aga see teema on mul lahendatud juba. Aga millegipärast keha viskab seda ülesse ja kui sa temaga suhestud, märkad, et see kerge ärevus võib-olla kadus ära. See on kerge ärevuse korral, aga loomulikult see ei ole ka lausa niimoodi, et kuidas teil tunne on, et kas te loete oma keha ise super hästi. Ma arvan, et see vajab natuke kogemust ja õppimist. Ehk siit me jõuame selle mõtteni, et ärevusega saab kohtuda väga mitmel erineval moel. Et esimene on see, et kui ma ta ära tunnen ja saan aru, et ma olen ärev, et mis need märgid on, mis mulle nagu selle märkavad ja nagu eelmises saates ka Liis ütles, et see võib-olla korraks võib-olla käib peast läbi mul mingi mõte või ka see arusaam, et ma olen ärev, aga kui ma seda taipamist ei säilita nii-öelda nagu pikaajaliselt, vaid ta tuleb ja läheb ja siis ma ikka kaon selle ärevuse sisse ära, et siis mis need kehalised märgid on, kuidas iseennast nagu õpetada ära tundma neid kehalisi märke, et me natuke eelmises saates ka puudutasime seda teemat, et kuidas kliendid kirjeldavad siis, mis nende kehas toimub, kui neil ärevus on ja
tulles tagasi, Lagle, sinu tänase küsimuse juurde või selle saate praeguse küsimuse juurde, et minul on see näiteks võtnud aastaid aega, et õppida oma keha ja kehamärke tundma ja neist aru saama ja kohati siiamaani ma veel mingitel hetkedel küsin, et kuule, mis toimub, on ju. Et nii-öelda sama selle, me nimetame regressiooniteraapias ka kõrgema mina ehk siis nagu selle kõrgema teadlikkuse või hingetarkuse kaasa kutsumine, et aitaks lahti kodeerida neid kehas toimuvaid protsesse parasjagu. Et minu kogemus on see aastate pikkuse töö vili, võib-olla nagu oma keha uuesti tundma õppida nagu selle vaatenurga kaudu. Kuidas, Liis, sul mõtted liiguvad praegu sellega seoses? Ma kuulasin siin nii sügavalt, ma ei jõudnud oma mõtteid üldse valmis mõelda. Mul on kohe pea hetkel tühi, võib-olla mul on ärevus nii suur, et seda teeb ärevus inimesega, et ta halvab ajukoore töö. See on võib-olla üks sümptomeid, mida ärevus meiega võib teha. Hirm halvab ajutööd. Jäävad tööle need aju baasilisemad osad, emotsioonid, tunded ja need sügavamad, algsemad reaktsioonid, võitle või põgene või tardu, et mina siin olen veidi tardunud. Andke mulle aega, võib-olla sa, Lagle, võtad ise teate pulka üle. Ma nüüd ei tea sinu kohta midagi rääkida. Eveline, korda oma küsimust, et sa ütlesid, et nii toredasti, et ärevus on kehas pesitsev tunne ja sellel on sümptomeid palju ja et seda ma kõike panin tähele ja et vahel on inimestel, meil endil, me ei ole eluaeg terapeudid olnud, eks ju, me oleme ka õppinud ja kogemuste najal palju endast teada saanud, et teisi aidata. Ja et võib ette tulla kliente, kes on olnud nii ärevad ja nii oma nagu mõtetes ja analüüsis ja kontrollis kinni, et nad ei tajugi, mis kehas toimub. Nad ei võta vastu signaale, alguses õrnu signaale, tugevamaid signaale enne, kui need signaalid lähevad nii tugevaks, et tekib valu või nii ägedad signaalid, et inimene saab paanikahoo. Et lastakse need väiksed signaalid nagu kõrvust mööda, sest meil on kogu aeg nii palju tegemist. Elu haarab meid kaasa, meil on tööd, ülesanded, pere, lapsed, me oleme kogu aeg väga aktiivsed ja nagu sa, Lagle, ka ütlesid, et keha on ju selleks, et mind teenida ja kuidas ta nüüd siis mind alt veab. Mina ütlen kehale, mis peab tegema. Mina ütlen, mis peab tegema, kuidas nüüd keha hakkab äkki minu elu määrama ja haarab ohjad enda kätte. Ja tähelepanu kehale on vaja. Me eelmises saate lõpus tuli ka väga ilusasti välja, et ärevus tahab, et teda märgataks, tahab tähelepanu ja tahab tema endaga või nagu tahab mingit laadi, ma ei saa öelda, et nagu tegevust. Ärevus tahab lahendust saada. Ja ta tahab mõistmist. Mul on tunne, et see, mis kehas toimub, et keha vajab tähelepanu, vajab mõistmist ja teatud elulaadi muutusi. Ta vajab elus muutusi. Võib-olla võtan siit otsa üle, et see ongi ju ärevus on võib-olla teinekord nagu keha nii-öelda nagu esimene, viimane nagu märguanne või hädapulk, et mõistusega me suudame ennast ära rääkida. Me suudame endale valetada, nagu mustavalgeks rääkida, aga me saame, keha saab teatud maani sellega kaasa minna, kuni ta hakkab nagu niimoodi sõrgu vastu ajama, ütlema, et ei, lõpeta ära mõistus, kuule, et kaua sa nagu ütled, et on hea, kui tegelikult on väga halb, et kuula nüüd mind ka. Viskab kaane pealt nagu öeldakse. Sest ju nii, et
mõistus ei saa ilma kehata. Keha on see, kes peab kõik need mõistuse tahted ja soovid nagu ellu viima. Et me ei saa keha eirata ja minna nagu mõistusega üle, kehast üle nii-öeldes, on ju. Et ma mäletan, et minu jaoks oligi mingil hetkel nagu see murdepunkt see, kui ma hakkasin kui minus muutus selline nagu nihe enda sees. Et kui ma hakkasin nägema, et mitte keha ei vea mind alt, vaid keha on minu sõber ja need märguanded on nagu üks minu koostööpartner, kellega tuleb kontakti astuda, kes on minu kaaskannataja ja samal ajal ka kaaslooja ja väga intelligentne ja tark tegelane tegelikult. Aga siin me räägime hästi palju sellest keha ja meele tasandist, aga tegelikult tuleb juurde veel tasandid. Vaata, kui me rääkisime eelmine kord ka sellest ruumist, siis selle ruum, üks asi on terapeutiline ruum, teine asi on ka ruum selles mõttes, et see on nagu, ma tahaks tuua siia sisse tohutult selle lõpmatuse märgi, mis seletaks võib-olla natukene rohkem ja annaks võib-olla sellele ruumile ja annaks ka, miks see ärevus tuleb ja miks sellest ärevusest ei saa lihtsalt, et hävitame selle ärevuse sümptomeid lihtsalt või kuidas ta kehas avaldub. See ei muuda seda olukorda või seda sündmust, mis kunagi toimus. Et hästi hea on vaata see lõpmatuse märk, kui ma panen ta püsti, ma hüppan lihtsalt ühe sammu võrra praegu siia. Ja nüüd, kui vaadata selle lõpmatuse märgi seda ülemist otsa, see on see füüsiline maailm ja alumine on, võtame siis näiteks meie mõistes kui regressiooniterapeudid, meie sisemaailm. Ja nüüd, kui ma rääkisin sellest sündmusest, mis on pannud selle ahela käima, et see ärevus on hakanud me ellu tulema, see, et miski asi ruulib, et mis sa logeled siin või hakka astuma või kontrolli olukorda või tööd, mis iganes, siis kui ma kaotan kontakti iseendaga ja kui ma ei voola selles lõpmatuse märgis kenasti, vaid mul hakkavad plokid olema ja kui ma jään siia näiteks selle ülesse füüsilisse maailma kinni, mul kaob ära täielikult kontakt iseendaga, minu sisemaailmaga, mis minu iseenda sisemise tarkusega, et ma hakkaks ennast usaldama. Ja nüüd, kui ma olen saanud selle kogemuse, et ennast usaldada ja nüüd on see konfliktolukord, kus see ärevus välja lööb, mul tekib error, et mis asja, peaks nagu teistmoodi olema, aga mis toimub? Ja see on tegelikult selle ruumi loomine ja see on ka see, mida me teraapias teeme, et me aitame teadvuse tasandil ka minna allapoole, luua seda 3-mõõtmelist ruumi, mitte 2-mõõtmelist ruumi, et vaadata seda olukorda, seda situatsiooni ja vaadata, mis selles kogemuses nüüd praegu toimus siis tegelikult. Ma ei tea, miks ma tahtsin selle ruumi mõiste tuua juurde. Ma ei tea, kuhu me sellega jõuame. Kas sa, Eveliina, tahad jutulõnga edasi kerida selle koha pealt? Kohe. Mis nüüd juhtus? Eveliina läks kosmosesse. Ta ilmus teist korda. Kõigepealt ta kahestus ja siis ta kadus. Ja nüüd ma olen tagasi. Tšau tagasi. Ja ma vahetasin ruumi. Ehk siis tulin teises ruumis sisse tagasi. Ja et Lagle, kui sa rääkisid, siis mul tekkisid ka mitmed seosed. Ehk see ongi sama, et sellele ärevusele tuleb ka oma ruum luua ja anda. Ja kui ma mõtlen näiteks ühele näitele, et kui me korraks
toome sisse võib-olla mõndasid näiteid iseenda elust ja oma klientide elust, noh niimoodi, et see oleks okei. Siis näiteks kevadel oligi näited siis, kui tulid need sõnumid nendest droonirünnakutest ja ma nägin enda ümber, kuidas inimesed sattusid, nagu see ärevusfoon läks hästi kõrgeks ja tuli sisse juba see surmahirm ja hirm, et mul ei ole enam tulevikku. Nagu hirm kaotada oma tulevik, kaotada kõik see panused, mis me oleme tulevikku loonud, et mida ma kõik teha tahan, mida ma tahan saavutada, kuhu ma tahan jõuda. Ja kui järsku nagu saad aru, et on teine võimalus, et seda ei toimu kunagi, et see jääb olemata. Et see võib tekitada nagu omaette nagu selle ärevuse ja siis see ärevus võib muutuda nii kõrgeks, see hirm lakata olemast, et see tulevik jääb elamata, tulemata, et see halvab nagu täielikult funktsioneerimise. Ma ei suuda enam edasi toimetada, oma igapäevategevusi edasi teha, mis mul parasjagu pooleli on. Ja siis ongi vaja nii-öelda nagu võtta see aeg maha korraks ja luua see ruum, et selle ärevuseks silmitsi seista, et see võib võtta ainult 10 minutit. Pöörata pilk väljaspoolt nagu nendelt droonidelt ja ähvardustest ja sellest sõjahirmust ja kõigest sellest ja ka tuleviku kaotamise hirmust pöörata sissepoole, vaadata, aga mis minus toimub, mis see minuga teeb praegu. Ja kui sellega olla hästi kohal, võib-olla 10 minutit ja nii-öelda nagu mõista, anda talle tähelepanu, mis must toimub, mis must tegelikult toimub, et siis see võib teha nagu imesid ja nii-öelda see lõpmatuse hirm või hirm lõpmatuse eest, et midagi jääb lõpetamata. Mu ideed, soovid jäävad lõpetamata, nad jäävad nagu hõllima kuskile. Et see nagu muutub ja saab lõpetatud ja saab jälle nagu edasi minna. Ma ei tea, kas see oli arusaadav või ma läksingi kuskile kosmosesse ära oma jutuga. No mina sain sinust niimoodi aru, et sa tõid ennast nagu sellest hetke kogemusest natukene ja sa vaatasid seda, mis selles pildis juhtub. Et see tõi su välja sellest hirmust, mis on halvav. Sa küll oled sealjuures, sa tead seda kõike, aga sa ei olnud enam, sinu ja selle hirmu vahel ei olnud võrdusmärki. See, kui sa praegu rääkisid. Ehk kui võtta iseenda suhtesse heatahtliku vaatleja roll nii-öelda. Ja nii nagu paljud terapeudid ilmselt seda oma klientidele räägivad, et tee hirmuga toimetulekuks läheb alati seda kaudu, et tuleb lõpetada ära see hirmu eest põgenemine. Tuleb jääda seisma, julgeda jääda seisma ja keerata ennast ringi ja vaadata hirmule otsa, mis siis tegelikult praegu toimub. Ja see on võib-olla kõige keerulisem asi oma ärevuse ja oma hirmuga tegelemise juures, sest miks meil on hirm, midagi hirmutab meid, me kardame seda üle kõige ja me püüame sellest eemalduda, mis on hästi loomulik inimlik reaktsioon. Et meil tuleb sellele loomulikule käitumisele vastupidi käituda, et jääda seisma, vaadata ja minna läbi sellest hirmust. Ehk siis olla hirmu sees, lubada endal olla hirmu sees. Et selle hirmuga ja üldse tunnete emotsioonidega nagu maha istumine ja lubada endal olla hirmunud ja karta ja näha seda, et praeguses hetkes tegelikult ei toimugi midagi hirmsat. Enamasti üldjuhul tekib ärevus siis, kui ei ole parajasti midagi hirmsat, sageli.
see ja ongi mõte, vaadata, et mis kui me toimub. regressiooniteraapias ju jõuame sageli sündmuse juurde, kus võib-olla see väike laps on kogenud hirmu Et see ja hirm tema on ei ole sageli selle hirmuga hakkama saanud, sest tema jaoks on see olnud midagi ületamatult rasket ja talumatut. ja praegu põhjustab meile hirmu see mõte, mis on meie sees, meie peas, rohkem kui see, mis on reaalselt, päriselt meie ümber keskkonnas toimuv. Ja nagu sa, Lagle, ütlesid, jah, et see on lapsepõlves toimunud asjad, millele meil ei olnud siis seletust, millele ei olnud võimalik anda seletust, tähendust, võib-olla puudusid isegi sõnad, et sellest rääkida. Ja mida laps ei suutnud kellegiga jagada ja mis kapseldus tema sisse nagu traumeeriva emotsionaalse sellise blokeeringuna. See võib olla sageli juur ja see ongi see, mida me otsime seal teraapias, et see juur üles leida ja vaadata, mis juhtus lapsega. Et see on regressiooniteraapia üks võib-olla peamisi võtteid. Lähme tagasi ja siis me kohtume selle lapsega, kes kes on inimene hädas, oli, selle hädas olnud lapsega. kes tegelikult elab siiamaani ju meis endas sees, alles veel Jah, endiselt. sest et see hetk, see traumeeriv hetk on nagu ajas kapseldunud. Ta on meie sees ja alateadvuses, nagu ma ei ole ilmselt alateadvusest jõudnud palju rääkida ja avada, mis see alateadvus on. See võiks olla üks järgmisi teemasid, mis poolest alateadvus erineb nii-öelda sellest ratsionaalsest mõtlemisest ja igapäevateadvusest. Alateadvuses kõik on praegu, nii et see hirm toitub sellest seal alateadvuses kapseldunud lapse hirmust. ja ja see on see, mis me räägime, et leiame selle juure üles. Ja teraapiatehnikatega saame me toetada last ja lasta need jäätunud sulatada üles ja läbi käia see olukord, nii et see nüüd normaliseerub. Praegune täiskasvanu saab toeks olla, saab last toetada, aidata, asju seletada ja see pinge, see emotsionaalne surve kehast, reaalne kehasse salvestunud, talletunud tunded, hirm, paanika, seletamatu õud isegi vahel, need saavad seletuse, need saavad välja pääseda ja inimene hakkab iseennast ja temaga juhtunud mõistma. Et siis toimub see enda teadliku mõtlemise, arutelu, analüüsi. See, mis toimus, see muutub arusaadavaks ja mõistusega käsiteldavaks, muutub osaks inimese loost, millest saab rääkida ja mis on nagu nii-öelda saab üles sulatada see blokeering. ja võib-olla korraks siia tuuagi see sisse, et mis ongi regressiooniteraapia võlu, et sageli puhtalt rääkimisega sinna ei jõua. Et küll on mõned vestlusteraapiad, mis sinna jõuavad, aga see on väga-väga pikk protsess ja võib-olla jõuad mingite kihtideni, aspektideni, aga hästi oluline on see uuesti läbi kogeda ja ka kehaliselt uuesti läbi kogeda, et ka kehasse jõuaks see uus elutarkusse, uus teadmine, see nii-öelda see rakumälu või kehamälu ka ise teiseneks, see mälestus meie lihastes, liigestes, igal pool. Just, et me saame seda vana asja kogeda kõigil neil tasanditel, emotsionaalselt, somaatiliselt, oma mõtetes, kõik need tasandid ja hingetasandil ka. Ja ühendada need vanad kogemused ja praegune täiskasvanu elukogemused, need ja see mõistmine, et see toob meile lahenduse ja kergenduse. Ja selle kaudu siis ka ulatuda nende uskumuste ja hoiakute nagu tasandile ja neid selle kaudu ka ümber kujundada.
et on näha, kust on tekkinud mingid hoiakud, mingid mõtted, mentaalne komponent ärevuse juures ja et nii see saab hakata lahustuma. Aga miks jutust üksi ei piisa? See on hea küsimus ja see on regressiooniteraapia peamine küsimus, miks me ei räägi, miks me arvame, et rääkimist üksi on vähe. Et sa, Lagle, tõid nagu hea kujundi, et mulle meeldib ka see lõpmatuse märk. Ja ütleme niimoodi, et meie sisemaailm koosneb ka nagu sellisest kahest osast. Üks on see teadlik osa, mõistus, analüüsimine, kontroll, kõik meie mõtted, teadmised, uskumused, kõik, mis me teadlikult, mida me mäletame, teadlik osa, mis on meile käsitletav, arusaadav. Ja kui meie probleemid oleksid seotud mõtlemisega, siis me lahendame neid ka mõtlemise abil. Ja sinnamaani, kus rääkimisega, analüüsimisega saab aidata, saab ka vestlusteraapia inimesega minna. Nagu Evelina ütles, et vahel kulub selleks päris palju aega, et harva, kui inimesed jõuavad emotsionaalse sügavuse läbimurdeni ainult rääkimisega, sest probleemid, nagu me oleme öelnud, juurpõhjus ei ole ju teadlikus osas minust, vaid on alateadvuse osas. Selles, mida me ei mäleta, mida me ei kas teadlikult või ebateadlikult oleme alla surunud, ära peitnud, mida me ei julge teada või mäletada või on meile teadlikult nagu elutervem, me saame eluga edasi minna, kui me ei pea seda meeles, mis on kuskile alateadvuse kihistuste sügavusse peidetud. Me ei mäleta oma varast lapsepõlve, me ei mäleta oma sündimist, me ei mäleta, väga paljud ei mäleta isegi tervet eelkoolieelset aega, koolieelset aega, eelkooli aega. See on see aeg, kus öeldakse, et inimese aju ei ole arenenud veel nii palju. Teadlikkus, et aju ei tee isegi neid betalaineid veel enne, kui laps jõuab kooliküpseks. Miks ei ole mõtet last väga vara kooli panna? Sest ta ei ole valmis selleks teaduslikuks maailmapildiks ja loogiliseks mõtlemiseks ja loogiliste struktuuride loomiseks. Et tema kulgeb veel nii-öelda muinasjutu maailmas, tema teadvus ongi enam-vähem nagu alateadvus. Ja selle, mis oli väga... Uduseks, mõtke jutujärgile. Mis sa tõid, et inimesed väga palju ei mäleta, et kui ma toon oma kogemusest, siis väga sageli kliendid ütlevad, et ta ei mäleta oma lapsepõlve. Ja see võib olla ka tõesti selline valikuline mälu, et mida ma tahan mäletada, mida ma mitte, aga see on ka kaitse, et ennast kaitsta ja selles suhtes on regressiooniteraapia väga hea, just see rännakumeetod, aga mida mina tooks ühe punktina võib-olla veel välja, et miks ma nii väga ei taha juttu, on ka see, et hästi sageli rännakul tuleb just välja see vastuolu, mida tegelikult inimene arvab, mida laps kogeb ja mõtleb. Aga tegelikult, kui me rännakus laseme kogeda, see ongi see kogemuslik, et sa saad kogeda, siis tegelikult tuleb hästi välja just see konflikti koht. Ta mõtleb ja tunneb niimoodi ja ta soovib hoopis, temal on sellised soovid. Ja need on tavaliselt sellised väga suured ahaa-momendid, kus on, et laps, ta soovis sellist ja sealt hakkavad tulema tagasi ka mälupildid lapsepõlvest. Et see on kogemus, mille klient saab
läbi kogemuse, aga seda ei ole võimalik läbi jutu saada. Seda ei ole. Sest alateadvuses on kõik talletunud, keha mäletab kõike. Jaa, aga Usume või mitte, kõik on kuskil talletunud, kõike on võimalik kogeda ja seda regressiooniteraapia teebki, et me lähme nende peidetud kogemuste uuesti kogemise juurde. jah, Me teeme seda turvalisel terapeutilisel moel, nii et see inimest uuesti ei ehmataks, uuesti ei traumeeriks, vaid aitaks ära seedida ja ühendada praeguse elukogemusega. Eveliine, mis sina kostad? ma Ja kostan seda, et väike, natuke sihuke oleviku peegeldust, et hästi huvitav läbi nende 2 saate, mis meil siin ärevusest siin praegu kestavad, on see, teinekord on huvitav vaadata, mida peegeldab välisilm ja see, mida peegeldab välisilm Lääne-Virumaal praegu, on see, et esimese saate ajal oli külm, vihmane, pilves ja nüüd, kui me jõuame üha enam nendele lahendustele lähemale, seda enam tuleb sihuke soe päike välja. Et kui me nüüd korraks võtamegi suuna selle sooja päikese peale, mis nagu paitab ja teeb pai ja teeb soojaks mõnusalt uuesti, et kui nüüd vaatajad, kes on meid vaadanud ja kuulanud ja kui nemad on ära tundnud endas, et jaa, vot ka minuga on nii või ja see on väga huvitav, millest te räägite, tahaks ka ise kogeda või et võib ka täitsa nii olla, et mõni kuulaja-vaataja, temal samal ajal kõiki nendest asjadest kuulates tõusebki ärevus, läbi töötamata ärevus kõrgeks ja ta ei suuda enam sellega toime tulla, et mida ta siis ette võiks võtta, et mis oleks meiepoolsed võib-olla nipid või soovitused või mida siis teha? jõuame saate algusesse tagasi. Mida teha? Võib-olla sellised lihtsad harjutused, mis on kindlasti internetis ka kättesaadavad, on kindlasti hingamise harjutus, et sa viid tähelepanu iseenda juurde. Et ärevus on, kui sa kaotad oma tähelepanu laiali ära. Et meil on hästi palju lihtsaid ja häid harjutusi, aga ma ei tea praegu, seda ilmselt ei jõua siin ära teha, mis on siis, et väga head ja metameditsiinis oli minu meelest oli üks hästi hea harjutus, aga hingamine on kindlasti, märgata ennast, kas või patsuta ennast ja mine õue ja leia üles 3 asja, vaata neid, pööra neid ja usutle, püüa igat joont, igat värvi vaadata, et vii tähelepanu sellele konkreetsele asjale, mis su ümber on, hakka märkama enda ümbrust. Ja Need asjad praegu pähe lõid. mul tuleb selle peale kohe see 5 meele äratuse harjutus on ju, et too tagasi nii-öelda on ju tähelepanu, ärata üles oma või puhastama meeled nii-öelda on ju, et kõigepealt nimeta või märka, 5 asja, mida sa näed enda ümber on ju, nimeta need, siis 5 asja, 5 heli, mida sa kuuled, nimeta need on ju, võib-olla 5 lõhna, mida sa tunned, siis näiteks nahaga 5 asja, mida sa tunned, võib-olla kompa midagi, mis need erinevad tekstuurid on, pehme, kõva, mida sa, et nii-öelda nagu taas luua see oleviku ehe kontakt olevikuga, iseenda ja selle olevikuga, kus sa oled, et sellega nii-öelda maandada see ärevus ja tuletada meelde, et praegu olen ma turvaline, praegu on ohutu. Ja kas või öelda, et minuga on praegu hästi, ma olen elus, võib ju täiesti seda öelda ja võib öelda ka sellele ärevusele, et ma näen sind, ma sain aru, et sa tulid, et ma märkasin, et sa tulid. Minu meelest on ka see meil mitu korda läbi käinud, et ärevus vajab tähelepanu. Ja see tähelepanu sageli tähendabki seda, et sa lõpetad igasuguse tegevuse, toimetamise välisilmas ja sa võtad aja maha, sa istud maha või heidad pikali, kui sul on võimalik, kui sa oled tööl, kui sa oled kuskil, kus sul on inimesed ümber, sul on võimalus minna tualettruumi näiteks. Et sa võtad aja iseendale ja sa pöörad
pööradki tähelepanu sellele, mis kehas toimub ja ütled, ma mõistan, ma olen praegu ärev ja see on okei, et ma olen ärev ja mul ei olegi midagi muud teha, kui lihtsalt istuda oma ärevusega, hingata rahulikult ja oodata, kuni see mööda läheb. Sest ärevus on sümptom, ärevus on märguanne, et midagi meie sees tekitab meis rahutust, tekitab hirmu. Ja ma näen seda, ma näen, mis minuga toimub. Ma luban endal olla ja ütlen endale, tegelikult on kõik hästi, tegelikult on mul praegu turvaline. Võib-olla see ka, et ma olen hästi, see jälle mätsib midagi kinni, et seda ka ei ole hea teha, et vaadata enda sisse nii sügavalt, mida mu keha praegu tunneb. Lihtsalt tunda oma keha ja lülitada välja mõtlemine, analüüsimine, et mis kõik oli või mis juhtub. Et see märkamine, mis mu ümber on hea selleks, et viia tähelepanu ära mõtlemiselt, tajumisele ja kogemisele. Et see on see võti, märgata ja tunda maailma enda ümber ja iseennast selles ja praeguses hetkes. Praeguses hetkes kõik on hästi minuga. Ja see harjutusliis, millest sina räägid, on ju, siis on hästi oluline, et oleks nagu jalad nagu mõnusalt maas või kuidagi sihuke, et sa oled nagu kindlalt. Ja ma veel lisaks siia selle, et sihuke, kui vaadata seda, mis endas toimub nagu sihuke uudishimuga ja nagu sihuke uudishimulik teadlane või siukene uurija, uudishimulik uurija, et kui seal midagi ka toimub, kuskil pitsitab, kuskil on valus, kuskil võib-olla on nii raske, et seda on raske taluda. Aga kui vaadata seda uudishimuga, mis seal siis on seda, mis tekitab seda valus, milline see valu on, kas ta on pitsitav, kiskuv, tõmbav, lükkav, suruv? Kui niimoodi hakata seda uurima, siis ta vaikselt hakkab sinuga nagu kaasa liikuma või kaasa, nagu erinevat pale järjest näitama, mida enam sa seda nagu vaatled ja uurid, et sihuke on hästi põnev. Üllatus, kui sa võtad aja maha ja oled oma ärevusega, siis ei lähe lõpmatuseni suuremaks, vaid see hakkab vaibuma. On küll. See on see meetodi peamine mõte, et meil ei ole vaja karta, et me uppume selle ärevuse sisse ära ja ei tea, mis juhtub, vaid kui me pöörame tähelepanu, siis ta läheb mööda. Kõik, mis saab tähelepanu, see reageerib sellele tähelepanule ja ärevus just seda vajaski, et me ise märkaks teda. Ja tasub ka vaadata, et mis tuleb, et mina mäletan, kui ma tegelesin omal ärevusega, siis ma meil on 1 minut aega. Siis ma märkasin esimest mõtet, mis mul pähe tuli ja tegelikult see andis mulle juba vastuse. Ja kui ma sain sealt vastuse, siis see ongi, ärevus tahtiski seda, aga jah, ja siis saab juba selle teemaga tegeleda ja siis tasub tulla teraapiasse. Kui sa ise ei saa oma ärevusega hakkama, leia terapeut ja tule regressiooniteraapiasse. Aitäh kuulamast ja kuulame jälle. Järgmine kord järgmiste teemadega. Jah, võib-olla ärevusest, võib-olla millestki muust.